see kõik hakkabki minema, kui sa ise sellesse usud, annad siia selle mõnusa vägeva energia sisse. Ma olen natuke ka veits endast natuke mul on ka neid emotsioone sinuga nii palju, sest esiteks ütlema seda, et päriselt kaamera tagant selle naisega kohtuda, see on midagi nii võrratut, sest ta läbi kaamera annab sulle nii palju positiivsust ja kui sa nagu veel teda näed, kui sa nagu veedad 24 tundi temaga, siis oh my god, ma tulin niimoodi, ma sõitsin tagasi, ma laulsin, ma olin nii rõõmus, mul oli nagu seda positiivsust, seda kõik oli nii palju, sealt saab lihtsalt, minge kõik tema juurde, palun, tal on vägev talu, tal on vägev kompleks, tal on iga samm, iga sein ütleb mingisugused asjad, see on võimas, mis see naine koos oma mehega on loonud seal, see on nagu väga võimas, see on nagu ülim. Ma ei ole väga suur fänn tavaliselt, täpselt nagu muusikaga, et minu lemmikbänd on täna ikka veel Million, on ju, keda ma väga fännan algusest peale siin TikTokis, kui ma nendega tuttavaks sain, kuni nüüd lõpuni välja, iga uus lugu annab mulle midagi ja täpselt on temaga. Tema on iga kord, kui ma tulen ta laivi kuulama, ma saan nii palju positiivsust ja nüüd, kui ma füüsiliselt sain ise kohal olla, siis ma olen totaalne Maarja naeratusmiljonäri printsessi Ernetera, ma ei tea, neid sõnu ei ole lihtsalt see naise kohta, ta on uskumatult võimas naine. Ja ta lihtsalt ütlebki, et nii saab ja nii saabki. Ikka saab. Nii et mu nimi ei ole ka niisama tulnud. Ühesõnaga, palun minge kõik, kes tahavad suvel ringi sõita, kes tahab Läti piiri külastada, sõitke Ikla piiri juurde, ta elab täpselt niimoodi, nagu Maari ütles, et hüppame üle kraavi ja lähme pissime, seal siis olemegi Lätis. Pissin Lätis. Et minge vaadake, see on nagu ülivägev koht ja kui Maari võtab teid seal vastu ja kui ta teiega sul koos ringi käib ja Palju üllatusi said, jäätis, pannkoogihommik. Ja ma räägin juba kõik see, kuidas see ehitatud on, seal on päriselt niimoodi, et seal majas keset 300 ruutmeetrist ala võib see maja, disko võib põhjani käia, seda ei ole välja kuuldagi. Sa ei kuule mitte midagi, sa lähed puhkemajja, sa oled Läti levialast siis kohe internetiga muideks, et te teaksite. Ja lähed sinna, mitte keegi ei kuule, mitte midagi, kõik on nagu olemas. Pannkoogid, tonnikene, olid hommikul, kui mina ärkasin, jalutasin mitukümmend meetrit ja pannkoogid, kuumad pannkoogid ootasid. Mina ei ole suur pannkoogisööja ise, ma teen ka neid oma lastele, aga Maarja tehtud pannkooke esimest korda üle pika aja oma elus, sõin neid moosiga ka. Mida ma tegin? Ma ei tee kunagi pannkooki moosiga, aga lihtsalt seal, saate aru, seal on iga kivi, iga rajatud tee, seal on mingi lugu taga ja seal on nii vägevad lood, aga ma ei räägi teile, sest te peate ise minema kuulama neid lugusid. Te peate minema sinna muuseumis, igal asjal on oma lugu, te peate nägema, lihtsalt tundma seda ise. Metsa ma veel ei jõudnud, aga me leppisime just Maarega kokku, kuna mul tuleb... Me lähme metsa. Mul tuleb kaasa Soomest Eestisse ja me lähme metsa. Ma lähen Maare juurde tagasi, sest seal oli rahvast, aga ma arvan, et meil on veel toredam sükse väikse seltskonnaga ehk siis täitsa omaette 2 sõna rääkida ja Maarjaga on alati mida rääkida. Ma läksin sinna päriselt kontvõõrana, täpselt nii ma sattusin sinna, nagu ma täna siin olen. Ma läksin Maarja laivi, ma viskasin nalja, et ma tulen kontvõõrana sünnipäevale. Ja sinna ma jõudsin ja seal olid imelised inimesed, Maarjas sugulased, tuttavad. Mul on kõne. Ma ei saa oma hetkele. Oota. Ma helistan talle tagasi, ta saab sellest aru, kui ta teab, kus ma olen. Ma tahan oma sõna lõpetada. Maarja. Sa pead jätkama nii kaua, kuni sa jaksad. Mäletad, sa said just 22, on ju, leppisime kokku, okei, 30 piiri äärde, aga mitte rohkem. Ja palun 120-ni välja, sest sul on vaja minu lastele veel rõõmu teha ja kõigile mu lastelastele ka.
ja seda rõõmu te siit läbi kaamera saate ja kes on nõus temaga veel nagu päriselt kokku saama, siis uskuge mind, te saate veel õnnelikumaks. Et see on nagu ikka saab, mega-mega äge, aitäh ta on sul. mega-mega äge inimene. Ta on super-hüper, mul päriselt, ma tahaks nutma hakata, sest Ja ma need ei juba ole nutan. mitte kurbuse pisarad, vaid need on need rõõmupisarad, kui sa kohtud nii imelise inimesega ja aitäh Eesti TikTok, päriselt, thank you, ma olen nii tänulik. Muidu ma ei oleks temaga kohtunud. Nii, sai vist kõik öeldud. Ei, mul on nii palju. Näe, mul tuleb nii. Ma võtan ka kõne vastu. Näe, siia ta tuli. Nii, tal on kõne vahepeal. Siis ta just ütles, et tal võib kõne vahele peale tulla. No ju palun vabandust, ma ei vastanud su kõnele. Ma pidin lihtsalt kõik välja ütlema, mis ma tahtsin öelda, sest ma ei ole endiselt jõudnud ühtegi videot postitada, mida ma teen. Postitan ka, mul on väga palju pilte ja videosi sellest ägedast kohast. Ja kõigile soovitan vaatajatele minna talle külla. Ta võtab sooja südamega vastu ja veel soojema südamega sõidate sealt ära. Ja nii on. Maitsvad kasemahla ja astelpaju jäätist ja, Ma olen ja tagasi. väga hea. Nii, Maarja, aga ma Ma nüüd kuulsin. jätan su, sest ma tahan korra Saabikale öelda, mis me kirjutasime vahepeal omavahel. Ja ma tulen jälgida su laivi edasi, aga ma lasen nüüd sul ka rääkida, sest ma rääkisin nii palju. Aitäh sulle ja minul oli see väga oluline kõne praegu, sellest sõltub päris palju mul tulevikku. Aga see kõne oli lühike ja homme tegelen kõnega edasi. Sulle igal juhul mine tegele oma kõnega ja millegipärast läks energia täiega käima. Aga ma olen laivis hakanud kokama. Tšau!